Seoses majanduslangusega on hakanud taastuma, võib nii öelda siis üks kuriteoliik ja see on autode vargus. Sellise nimekirja tipus, mida siis politseinikud on siin läbi aastate pidanud ja mis viimasel ajal näitab siiski, et varastele meeldivad kõige rohkem sellised saksa autod, BMW, Volkswagen, Audi, õnneks. Natukene südame rahustuseks võib öelda, et minu automarki seal sees ei ole, kuid mine sa tea, vargad on ülileidlikud, nagu järgmisest loost võib välja lugeda. Ja vaatame siis, mida selleks teha, et natukenegi turvalisem oleks öösel kodus magada, kartmata oma neljarattalise sõbra pärast. Majanduslanguse saabudes on hakatud taas rohkem kalleid autosid varastama. Politsei uurijad ei välista, et paljude varguste puhul võib aga tegu olla hoopis kindlustuspettustega. Täna tuleb olulisemalt välja just selle tõttu, et kui varastatakse näiteks mõnda kallimat marki, siis kindlasti sellest palju räägitakse, see mõju on suurem ka kindlustusandjale, see kahju on suurem. Nüüd pettuste koha pealt kindlasti oskavad väga täpselt ütelda kindlustusandjad ise, et kuna nendeni jõuab see info ja nemad näevad ise seda, et kas siis lõpuks on tegemist pettusega või on tõesti tegemist vargusega. Statistikat jälgides tuleb välja, et varaste seas on populaarseimad saksa automargid Audi, BMW ja Volkswagen. Kui on ära varastatud seda marki masin, võib suure tõenäosusega eeldada, et auto on läinud müügiks meie idanaabritele. Ning seda Venemaalt kätte saada on praktiliselt võimatu. Koostöö teiste Euroopa riikidega on väga töine ja tegelikult mitte halb, aga kahjuks seda saab öelda kolmanda riikide kohta. Lihtsalt on, et meie suhtlus on piiratud. Kui sõiduk on Vene Föderatsiooni autoregistris, siis sisuliselt Eestile seda välja ei anta. Lihtsalt nii lihtne ongi, et nad siis muudavad mingid kerenumbrid ära ja siis kannavad enda seda arki ja siis enam sellel autol mingit seost Eestiga ei ole. Ma tean seda, et Eesti seda autot enam kätte ei saa. Politsei on kätte saanud palju autovaraste varustuse hulka kuuluvat. Näiteks selle pisikese jubinaga saab teha lahti täiesti edukalt eelmise põlvkonna Audi A6. See täiesti soliidse välimusega pult avab aga kõik Toyota Land Cruiseri mudelid aastast 2003. Politsei soovitab kindlasti lisada autode originaal-immobilisaatoritele ka erinevaid lisaseadmeid. Jäädakse usaldama tehase poolt paigaldatud signalisatsioonile, immobiliserile, mis on tegelikult suur viga, ehk siis meie omalt poolt politsei tahaks inimeste südamele panna, et pange täiendav signalisatsioon sõidukile peale, kui ta on ikkagi väärtuses 1 000 000, siis see 4000 krooni on tegelikult tühine, aga ta hoiaks ära väga kalli sõiduki varguse. Mida tuleks aga tuua kindlustusseltsile tõendiks, et teie auto on tõesti varastatud? Kindlustusselts aga kahtlustab pettust. Põhiliseks tõendiks on ikkagi politsei tõend selle kohta, et on toimunud vargus, on alustatud uurimist, ja nii edasi. Teised tõendid on, mida kindlustus kindlasti küsib, on autodokumendid, täpselt seletuskirjad, kuhu auto jäeti, kuna avastati ja nii edasi. Aga põhiline on politsei tõend. Tõesti peaks olema tähelepanelik eelkõige autovõitmete osas. Et selles mõttes mitte jätma neid kuskile kas laua peale või mantli taskusse ja mantel on kuskil eraldi garderoobis, kuhu igaüks saab ligi seda võtit kätte saama, et hoides võtmed puhtalt enda juures ja hästi valvatult, siis kindlasti on see üks esimesi võimalusi, kuidas seda riski vähendada. Kuid lisaks kallitele autodele varastatakse ka lausa romusid. Nende puhul võib arvata, et teie päevi näinud sõiduk on leidnud oma otsa vanaraua pressi all. Enamus sõiduki vargused toimuvad siiski lõbusõiduks ja just vanemad sõidukid, mis tihtipeale lähevad siis metalli kokkuostupunkti. Politsei soovitab, et ei tasu end hoida tagasi politseisse teatamast, kui kahtlustate, et just teie auto on sattunud röövlite huviorbiiti. Kui te näete enda kodu ümbruskonnas tihti võõrast autot või kahtlasi isikuid passimas ja tiirutamas, võibki olla tegemist autovarastega.
kõik kahtlustused, kui on inimesel kahtlused, võib olla tegemist autovarga või üldse väga kahtlase tegevusega, üldse vargusega, võiks saata kindlasti meile meili peale vihje. Autosid varastatakse viimasel väga palju, et millised need kõige popimad automargid on? Nii-öelda kõige popimad automargid on jätkuvalt siis Volkswagen, Audi ja BMW. On teil ülevaade ka sellest, et kas rohkem varastatakse neid, millel on kasko või selliseid vanemaid? Tegelikult varastatakse ikkagi vanemaid autosi rohkem, et need, mida on lihtne lammutada varuosadeks või siis lammutustöökodades realiseerida. Kallimaid autosi varastatakse harvem. Kuidas käituma peab, kui auto varastatud on? Varguse korral esimene asi kindlasti politseid kohe sellest teavitada, et tema alustab siis menetlust, koostab erinevad dokumendid, raportid ja siis on juba lihtsam edasi minna. Kas kõiki autosid on võimalik kindlustada? Kindlasti on võimalik kindlustada kõiki marke autosi, muidugi sõltub see vanusest, et kui sõidukid on üle 10 aasta vanad, siis enamjaolt neid enam ei kindlustata. Palju on sellist tahtlikku pettust tulnud välja, et näiteks inimene tuleb autost lahti saada ja mõtleb väikse kasko teema peale? Kindlasti pettusjuhtumeid esineb, selles osas kõige parem teadja on kindlustusselts ise. Nemad oma analüüsi käigus siis selgitavad välja need petturid ja selles osas kindlasti kindlustusselts teeb Eesti politseiga head koostööd. Kaua selle uurimisega aega läheb, et näiteks kui mul on 1 000 000 kroonine auto ja see ära varastatakse, et kindlaks teha, kuidas ma mu rahad kätte saan? Selliste kallite sõidukite puhul kindlasti see uurimine võtab aega. Kindlustusselts üritab ikkagi võimalikult täpselt teada saada kõik tagamaad ja siin ootavad kindlasti politsei otsust mingi aeg, millal nad siis oma otsuse nii-öelda hüvitamise osas teevad. Kas kalli autoga on nii, et sellega läheb veidike kauem aega, kuna ikka suured summad on mängus, et seda nii lihtsalt ei taha maksta? Jah, nii ta paraku on, et kindlustusselts ju ka vaatab, et tuleks asja uurida põhjalikumalt ja ei taheta väljamakseid nii lihtsalt teha. Mis on need põhilised asjad, mis kasko tehes olemas peavad olema? Kui on nüüd tuttuus auto, siis tihtilugu kindlustusandja seda sõidukit ise näha ei taha, et esindusest ta läheb. Seal on müügidokumentides kirjas selle sõiduki komplekssus, tihtilugu ka signalisatsioon, võib-olla on seal paigaldatud mingi lisaimmobilizer, see on ka seal kirjas pakkumise peal. Kui ta nüüd on kasutatud sõiduk, siis kindlustusandja tavaliselt enne kindlustamist vaatab sõiduki üle, ülevaatusakti, pildistab, kontrollib signalisatsiooni ja vajadusel ka informeerib klienti siis, kas sellele või tollele sõidukile on vaja paigaldada lisaimmobilizer või lisaturvasüsteem. Ja lepingusse läheb kindlasti kirja ka võtmete arv, et kui sõiduk varastatakse ja hiljem peaks siis klient esitama kindlustusandjale need võtmed. Kui ma istun pubis ja võtmed varastatakse taskust ära ja siis põhimõtteliselt ongi kööga ja pean oma auto ise kinni maksma. Jah, paraku on nii, et võtmete varguse korral on see suur probleem. Kindlustusandja ei maksa seda kahju välja, et ikkagi võtmed peaks iga inimene hoidma enda juures, siis püksitaskus võimalikult lähedal, et ei tasu jätta jopetaskusse kuskil pubis. Mille puhul on veel, miks ei maksta kaskot välja? Lisaks nüüd võtmetele on veel see nüanss, et tihti jätavad inimesed talvisel ajal eriti auto hommikul maja ette sooja, hävitavad auto ja lähevad ise tuppa kohvi jooma. Ja kui siis sõiduki vargus toimub, siis läheb ta koos võtmetega ja see on jälle nii-öelda väga suur hooletus. Sellisel juhul ei maksta seda välja. Kas seoses majanduslangusega tuleb neid kaskolugusid rohkem? Erilist tõusu täheldanud selles osas mina küll ei ole. Neid on kogu aeg olnud ja võib-olla mingil väikesel määral.